Nii, aga alustame. Tänasteks teemadeks on eesmärgi sõnastamine, tegevuste vahetulemusteks jagamine, kulude mõistlikkuse tõendamine ning taotluste esitamine e-PRIA-s, kus siis lisaks toetustaotluse esitamisele räägime ka muudatustaotluse esitamisest ja ka maksetaotlusest, mõned põhilised märksõnad. Aga eesmärgi sõnastamisest, et käesoleval programmperioodil makstakse siis projektitoetust kindlasummalise maksena, mis siis tähendab, et projektitoetuse taotleja peab taotluses kirjeldama toetatava tegevuse eesmärki ja tulemust ning ka seda, kuidas ta seda saavutab. Ning kindel toetuse summa lepitakse kokku eelarveprojektis toetuse taotlemise etapis. Maksetaotluse esitamise etapis taotleja käesoleval programmperioodil kuludokumente esitama ei pea, kuid ta peab tõendama toetustaotlusel näidatud eesmärkide ja tulemuste saavutamist ning seda ta teeb tõendusdokumentidega. Ehk eesmärgi sõnastamine on äärmiselt oluline. Ja eesmärk peab siis selgelt näitama, mida projekti raames tehakse, miks see on vajalik ja millist tulemust oodatakse. Taotlusvormile märgitud eesmärk on taotlejale siduv ja see märgitakse ka taotluse rahuldamise otsusesse. Ja püstitatud eesmärgi täitmist siis tõesti tõendatakse maksetaotlusel tõendusdokumentide esitamisega. Ehk siis, kui te mõtlete eesmärgi sõnastamise peale, mõelge nendele 3 küsimusele. Mida selle eesmärgiga tehakse, milleks seda tehakse ja mis on oodatav tulemus? Ja eesmärgist veel ka nii palju, et kui te selle eesmärgi sõnastate toetustaotluse detailandmete kuvale, siis sealne lahter on tähemärkide piiranguga ja maksimaalne tähemärkide arv, mis sinna sisestada saab, on 225 tähemärki. Ehk umbes selline 3 täislauset. Seega eesmärk tulebki konkreetselt ja lühidalt sisestada. Oleme toonud ka 2 eesmärgi näidet, et kuidas võiks seda sõnastada. Ja esimene ehk rohelise linnukesega on hea eesmärgi sõnastamise näide, mis on siis inventari ostmine ilusalongi laiendamiseks ja projekti tulemusel luuakse juurde üks uus töökoht. See eesmärk näitab, mida tehakse, mille jaoks seda tehakse ning mis on siis oodatav tulemus. Oodatav tulemus ei pea olema ilmtingimata uus töökoht. Aga kui te mõtlete mingi tulemuse peale, võiks arvestada sellega, et see oleks ka saavutatav projekti elluviimise ajal ja ka mõõdetav. Kui näiteks märkida eesmärki hoopis, et eesmärgiks on inventari ostmine ilusalongi laiendamiseks ja projekti tulemusel kasvab kliendibaas näiteks 28%, on seda pigem keeruline maksetaotlusel tõendada. Ja võib juhtuda, et see ei pruugigi saada tõendatuks, sest äkki kliendibaas kasvas 26%. Et pigem tõesti panna selline mõõdetav tulemus. Ja oleme toonud ka halva eesmärgi sõnastamise näite. See on siis see, kus on ring ja ristike, mis on siis tooli ostmine. Aga tooli ostmine ei näita, mille jaoks seda ostetakse ja mis tulemus sellega saavutatakse. Et lihtsalt mingi asja ostmine, lihtsalt ostmise pärast ei saa olla projekti eesmärk. Ja käesoleval programmperioodil on ka selline erisus, et tegevuste kuval saab tegevusi jagada vahetulemusteks. Ehk taotleja võib siis kavandada projekti elluviimise ühe või mitme vahetulemusega. Ja vahetulemuste puhul siis määrab taotleja muu hulgas ka iga vahetulemuse elluviimise tähtaja ja kirjeldab siis vahetulemuse eesmärgi ja tulemuse. Aga see vahetulemus peab aitama kaasa kogu projekti lõppeesmärgi ja lõpptulemuse saavutamisele. Ja kulu loetaksegi siis tekkinuks, kui kokku lepitud vahetulemuse eesmärk ja tulemus on täielikult saavutatud. Seega ongi edaspidi äärmiselt oluline projektitoetuse taotlejal just esialgses taotlemise etapis hästi läbi mõelda toetatava tegevuse just eesmärk, millest me just rääkisime, ja tulemus, et kuidas siis need vahetulemusi sinna siduda. Ja oluline on ka see, et igal vahetulemusel peabki olema eraldiseisvalt saavutatav eesmärk, mis on siis täiesti seotud selle põhieesmärgiga.
ja seda peab saama ka eraldiseisvalt võtta sihipärasesse kasutusse. Mis siis tähendabki seda, et ühe vahetulemuse eesmärgiks ei saagi olla lihtsalt seadme soetamine, mille eraldiseisev kasutamine ei ole võimalik. Ja näiteks ka ei saa eraldi vahetulemusena märkida jätkukoolitust, et näiteks vahetulemuseks pannakse koolituse esimene teoreetiline osa ja teine vahetulemus on siis praktiline osa, et eraldiseisvalt need ei täida eesmärki. Ja, aga näiteks vahetulemuse eesmärgiks saab olla seadme või masina soetamine, kui see võetaksegi sihipärasesse kasutusse ja see juba aitab ka täita seda suurt püstitatud eesmärki. Ja projektitaotlust ei saa vahetulemusteks jagada, nagu just rääkisin, üks tegevus sõltub teisest. Ja näiteks ei saa eraldi vahetulemusena sisestada ka näiteks transpordikulusid, majutuskulusid ega ka projekti juhtimise kulusid. Nende näol on tegemist selliste kuludega, mis tuleb märkida tegevuse eelarvesse, sest ka näiteks ühisprojekti puhul projekti juhtimine või majutuskulu ei aita kaasa eesmärgi saavutamisele. Ja vahetulemustega ongi nii, et neile saab siis maksetaotlusi esitada ja saab ka tegevusele. Aga vahetulemuste osaline tõendamine maksetaotluse esitamisel ei ole võimalik. Ja ütleme ka seda, et tegevuse vahetulemuseks jagamine, see ei ole kohustus, vaid see on lihtsalt võimalus, et kuidas oma taotlust esitada. Et kui teil ongi taotlusel näiteks üks tegevus, ongi millegi ostmine, mis täidabki kogu eesmärgi, näiteks ongi see inventar, sisestate kõik korraga, teostategi kõik korraga, ei pea määrama mingeid vahetulemusi. Ja oleme toonud ka visuaalse näite, et oletame, et ongi ühisprojekt, kuhu siis ei tohi, nagu punasega oleme pannud need vahetulemused. Et oletame, et taotleja soovibki summad ära jagada, aga jah, majutusele ja projekti juhtimisele ning transpordile ta eraldi seda maksetaotlust esitada ei saa. Seevastu, aga kui on ühisprojekt, mille oletame eesmärk ongi ettevõtjatega koos millegi tegemine, reisidel käimine, arengupäevade läbiviimine, siis saab püstitada vahetulemused nii, et ongi näiteks üks reis, üks arengupäev, teine reis, teine arengupäev. Ja oletame, et kui näiteks see kõige viimane arengupäev ära jääb, siis ikkagi kõik teised aitavad täita projekti eesmärki. Ja lihtsalt see, mis ära jääb, selles osas toetust välja ei maksta, aga kõigi teiste osas saab välja maksta. Veel enne, kui taotlusvormi vaatame, käime üle ka mõned sellised põhilised asjad kulude mõistlikkuse tõendamise juures. Et alustame siis kulude mõistlikkuse tõendamisest. Et taotleja, kes ei ole siis riigihanke kohuslane ja ta ei taotle toetust ühistegevusele, ehk ongi näiteks osaühing soovib soetada inventari. Et kui toetatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib see taotleja siis üksteisest sõltumatute ja asjakohaste hinnapakkujate käest 3 võrreldavat hinnapakkumust. Aga kui toetatava tegevuse käibemaksuta maksumus on 5000 eurot või sellest väiksem, küsib siis projektitoetuse taotleja asjakohase hinnapakkuja käest vähemalt ühe hinnapakkumuse. Ja taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isikutelt tulumaksuseaduse paragrahv 8 lõige 1 tähenduses. Ehk pereliikmed tuleb välja jätta. Nii, siis on meil kulude mõistlikkuse tõendamine näiteks ühisprojektide puhul, kus siis taotleja ei ole riigihanke kohuslane. Et sellisel juhul ühisprojektis taotleja koostab ühistegevuse kohta hinnakalkulatsiooni koos kulude mõistlikkust selgitava põhjendusega. Ning kui kalkulatsioonist siis selgub, et ühistegevuse raames on mingi toetatav tegevus, mis maksab, mille ilma käibemaksuta maksumus on üle 1000 euro, küsib siis lisaks hinnakalkulatsioonile juurde taotleja veel vähemalt ühe kulude mõistlikkust tõendava dokumendi, mis sisaldab siis teavet tellitava töö või teenuse või ka soetatava vara maksumuse ja koguse kohta. Ja ka siinkohal ei või taotleja küsida hinnapakkumust endaga seotud isikutelt, aga välja arvatud juhul, kui tegemist on projekti juhtimisega. Et see on siis ühisprojekti erisus taotlejal, kes ei ole riigihankija. Aga kui tegemist on hankijaga,
siis hankija teeb turu-uuringu riigihangete seaduse kohaselt. Kui ta on teinud hanke enne taotluse esitamist, esitab ta hankedokumendid PRIA-le ja turu-uuringut siis hiljem ekstra selle jaoks eraldi tegema ei pea. Ja see, millises vormis siis hankija turu-uuringu teeb, on tema enda otsustada, kuid see peab olema kirjalikus ja taasesitatavas vormis. Ja tavaliselt, kogemusest saab öelda, et nii kalkulatsioonid kui ka turu-uuringud on tehtud Exceli põhjale, kus on välja toodud projekti nagu kulukomponendid ja põhjendused ja ka allikatele on juurde viidatud. Aga nüüd liigumegi edasi taotlusvormi juurde. Et käesoleval programmperioodil siis e-PRIA-s taotlusvorm koosneb 10 sammust. Ja need sammud ongi siis üldandmed, detailandmed, ühistegevuse andmed, koostöötegevus, tegevusrühma taotlusvorm, tegevused, katastritunnused, lisadokumendid, VKE ja esitamine. Ja taotlusvormil küsitakse siis andmeid nii taotleja tema enda kui ka planeeritava projekti kohta ja mitmed siis vormisammud ja küsimused avanevad vastamiseks vastavalt eelnevates sammudes sisestatule. Ehk soovitame taotlusvormi täita etteantud järjekorras ning sammhaaval. Ja kui te esitate taotlust, just olete selles hetkes, kus te olete avanud taotlusvormi ja hakkate andmeid märkima, siis palun tehke seda ühel vahelehel või siis nagu ühes aknas nii-öelda. Et kui te avate selle vormi korraga 2 veebibrauseri aknas, võib juhtuda seda, et salvestamisel andmed ei salvesta korrektselt ja tekivad vead, mida on võib-olla raske tuvastada ja mille peale ei oska mõeldagi. Ehk kõige lihtsam ongi, teete ühes aknas taotluse lahti ja hakkate täitma seda. Aga nii, täna siis vaatame need eelmainitud sammud üle ja alustame üldandmete sammust. Ja üldandmete samm koosneb meil siis 2 plokist. See on see kõige lihtsam samm, kus andmed tulevad automaatselt, aga ongi taotleja andmed. Ja taotleja andmetes siis süsteem kuvab välja PRIA-le esitatud isiku ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Ja neid enda andmeid saab uuendada e-PRIA-s menüüpunktis kliendi andmed. Ja teine samm siin üldandmete kuval on volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Et süsteem kuvab siis siia taotleja esindaja isiku kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui siis taotluse osas tekib mingeid küsimusi või on vaja edastada infot. Ehk siis, kui menetleja teeb järelepärimist, siis ta vaatabki neid andmeid. Ja kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovitakse anda PRIA-le kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omav isik, siis saab seda teha, kui te vajutate nupule vaheta esindaja. Ja siinkohal, kui taotlust esitate, siis enne seda vaadake palun üle, et mis andmed teil meie kliendi andmetesse kantud on. Et kas telefoninumber vastab sellele, mis ta tegelikult on, kas e-posti aadress on korrektne ja ega ei ole volitatud esindajaks või määratud isikut, kes näiteks enam juriidilises isikus mingit osalust ei oma. Et see välistab selle, et kui soovitakse taotlega ühendust võtta, et kogemata ei suheldaks inimesega, kes tegelikult aasta tagasi juba juriidilisest isikust on eemaldunud. Aga järgmiseks sammuks ongi meil detailandmed, et kui esimene samm oli selline, et andmed kuvatakse automaatselt ja vaatate üle, siis detailandmetes sammust tuleb juba hakata vastama küsimustele ja ka veidi kirjutada. Ja see koosneb meil 2 plokist, mis ongi siis detailandmed ja seireandmed. Aga detailandmete puhul siis tulebki vastata täpsustatavatele küsimustele enda praeguse tegevuse ja planeeritava projekti kohta. Ja lisaks kogub PRIA siin siis andmeid, mis on aluseks järgnevates sammudes olevate andmeväljade eeltäitmiseks ja kontrollimiseks. Ja kuvatavad küsimused ja andmeväljad siis sõltuvad taotleja ettevõtte tüübist. Näiteks OÜ-l on vist kõige vähem küsimusi, MTÜ-l veidi rohkem ja nii edasi. Ja küsimustele vastamisel on abiks infonupud. See ongi see sinise taustaga küsimärk. Seda kartma ei pea. Kui te hiirega liigute taotlusvormil üle selle infonupu, siis avaneb tekstikast koos selgitava lisainformatsiooniga.
Et tõesti, kui vaatate, et see on, siis liikuge selle kohale ja näetegi, mis selle lahtri all on mõeldud. Ja kuva näeb siis välja selline, et kuvatõmmis on meil tehtud taotleja vaatest, kes on osaühing. Et näiteks MTÜ puhul ongi siin veidi rohkem küsimusi, mis puudutavad MTÜ liikmete arvu, avalikke vahendeid ja kas tegemist on näiteks usulise ühendusega. Aga praegu siis käime läbi need, mis siin kuvatõmmisel on. Need on need, mis kõigil on, need küsimused. Et taotleja, ametlik veebileht ja siis, kui teil ongi olemas ametlik veebileht, siis palun sisestage ka sinna kujul www.koduleheaadress.ee, et ongi www.aadressiks.ee ja see sisestamise lahter tekib siis, kui te vajutate ametliku veebilehele jah. Nii, teine on, taotlejal on ametlik sotsiaalmeediakanal. Samamoodi, kui on olemas sotsiaalmeediakanal, teil ametlik teie ettevõttel, näiteks Facebook või Instagram, siis märkige ka see palun taotlusvormile. Nii, kas taotleja tegevus põhi- või kõrvaltegevusena on avalikes huvides? Ehk taotleja tegutseb avalikes huvides siis, kui talle on seaduse või lepinguga pandud kohustus osutada teenust või täita ülesannet, mille eest vastutab riik, kohalik omavalitsus või siis muu avalik-õiguslik asutus. Nii, kas taotleja tegevuses puudub tööstuslik või äriline iseloom? Ehk siis tööstusliku või ärilise iseloomuga tegevus on meil selline, mille eesmärk on kasumi teenimine tavalistes turutingimustes. Sellise tegevuse siis riskid ja kulud kannab ettevõte ise ja kui taotleja ei tegutse kasumi teenimise eesmärgil, ei ole tema tegevusel tööstuslikku ega ärilist iseloomu. Nii, kas olen hankija riigihangetes seaduse mõistes? Ja siinkohal mainin ära, et see taotlusele kuvatud hinnang ei pruugi olla lõplik, et see, kas taotleja on hankija, selgub siis lõplikult taotluse menetlemise käigus, kus siis ka vajadusel küsitakse taotlejalt juurde täiendavaid näiteks dokumente, näiteks avalike õiguslike juriidiliste isikutega sõlmitud lepinguid ja muud sellist. Aga kui te juba teate, et olete hankija ja teil on ka need lepingud olemas, näiteks MTÜ puhul, siis saate need lisada ka taotlusvormil lisadokumentide sammu, et siis nad on juba esitatud. Siis see lahter, et kas ma olen käibemaksukohuslane, selle info aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmed. Nii, taotlen toetust ka käibemaksu osale ja käibemaksule saab siis toetust taotleda juhul, et kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasisaadav. Nüüd tulevadki need kaks lahtrit, kus taotleja saab juba oma projektist midagi kirja panna. Et eesmärki me käsitlesime, aga on ka projekti nimetus. Ja projekti nimetuse lahtrisse siis taotleja märgibki lühikese ja konkreetse projekti nimetuse, mis annab siis ülevaate projekti olemusest. Ja kui projekti nimetuse peale mõtlete ja seda sõnastate, siis soovitame seal vältida näiteks investeeringute puhul ülitehniliste andmete märkimist, näiteks konkreetse mudeli mingit aastaarvu või midagi. Sest võib juhtuda, et kui te hakkate oma tegevust ellu viima, et äkki siis ei ole seda saadaval ja siis välistaks olukorra, et taotlusvormil on üks, aga reaalsuses on midagi muud. Ja projekti eesmärk ehk siis kirjeldatagi, just nagu ennist rääkisime, et mida tehakse, milleks on see vajalik ja millist tulemust oodatakse. Ja selles projekti eesmärgi lahtris ongi siis tähemärkide piirang 225 tähemärki. Nüüd need alumised küsimused on sellised, millest sõltub järgnevate sammude avamine. Ehk küsitaksegi kohe ära, kas tegemist on kohaliku tegevusrühmaga. Et tavaline taotleja vastab sellele küsimusele ei. Kohalikke tegevusrühmasid on meil Eestis 26 tükki ja nad ise teavad, kas nad on kohalikud tegevusrühmad ehk KTR, KTR-id või mitte. Nii, kas tegemist on ühistegevusega? Kui te vastate sellele küsimusele jah, ühisprojekti puhul, siin ka siis need taotlejad, kes teevad ühisprojekti, siis avaneb teile ühistegevuste samm. Ja ühistegevuse elluviimiseks antakse toetus siis juhul, kui selle viivad kuni 2-aastase tegevuskava alusel ellu partnerid, kellest on vähemalt 2 juriidilist isikut või füüsilisest isikust ettevõtjat ja kellest vähemalt 1 ei ole teine kohalik tegevusrühm.
Nii, ja siis on ka, kas tegemist on kogukonnateenuste projektiga. Ja kogukonnateenus peab siis olema kohaliku tegevusrühma strateegias kirjeldatud. Ja kohaliku tegevusrühma strateegia on leitav KTR veebilehelt. Nii, seireandmed. See on siis detailandmete kuva nagu jätk. Ehk seireandmed on meil siis vajalikud seireks ja neid ei kasutata taotluse osas otsuse tegemisel. Aga seireandmed ja esitatud taotlus peavad olema omavahel vastavuses. Ehk kui midagi märgite eesmärki või olete näiteks töökoha loomise eest saanud hindepunkte, et kohalik tegevusrühm on teid hinnanud, teie olete saanud hindepunkte, kuna lubate luua projekti elluviimise ajal juurde ühe töökoha, siis palun märkige see ka seireandmetesse ja ühtlasi ka eesmärki, sest et see on see, mis te olete lubanud teha. Nii väldime olukordi, kus on mingid andmed erinevates kohtades erinevalt kirjas. Ja seireandmete kuva näeb välja selline, kus ka siin on sinise taustaga küsimärkide juures infolahtrid. Liigute sinna peale ja siis saate näha, mis selle seire all on mõeldud. Ja kui teile ei kohaldu, vastate ei. Ja nüüd ongi, et taotlusvormi täitmine vastavalt siis projekti tüübile. Et kui esimesed 2 sammu on kõigile samad, siis edaspidi sõltub juba märgitud vastustest, et mis samme siis taotlejal täita tuleb. Et samm ühistegevuse andmed on taotlejale avatud siis, kui ta ongi vastanud küsimuse, kas tegemist on ühistegevusega, vastuseks jah. Koostöötegevuse samm kuvatakse siis, kui tegemist on kohaliku tegevusrühmaga ja tema on vastanud küsimuse, kas tegemist on koostöötegevusega, vastuseks jah. Tavataotlejad see ei puuduta. Nii, projektitaotluse korral, ehk siis näiteks investeeringute soetamine või ehitamine, eraldi lisasamme ei ole. Et ongi, täidate ära üldandmed, detailandmed ja siis ongi tegevusrühma taotlusvormi andmed juba ja edasi tegevustesse. Et vahepeal mingit ekstra sammu teil ei ole. Ja ongi tegevusrühma taotlusvorm, et selles sammus siis sisestatakse erinevad detail- ja seireandmed, mis on vajalikud siis kohaliku tegevusrühma menetlus- ja hindamisprotsessi teostamiseks. Ühistegevusest. Et räägime ka sellest veidi põhjalikumalt. Et oletegi vastanud küsimusele, kas tegemist on ühistegevusega, jah, tuleb täita see ühistegevuse andmete samm ära. Ja kordamine on tarkuse ema, et ühistegevuseks siis antakse toetust, kui see viiakse ellu 2-aastase tegevuskava alusel, vähemalt 2 juriidilise või füüsilisest isikust ettevõtja poolt ja kellest vähemalt 1 ei ole siis tegevusrühm. Ja siia sammu siis sisestatakse ühistegevuse alguse ja lõpuaeg, ühistegevuse eesmärgi ja olukorra kirjeldus, mille lahendamisele see ühistegevus on siis suunatud. Ja siia taotlusvormile saab ka sisestada ühistegevuse tegevuskava, mille vorm on siis leitav PRIA koduleheküljelt. Selle liidertaotluse juurest kerite alla abiks taotlejale ja siis seal on vormid. Aga ühistegevuse tegevuskava eraldi failina esitamine enam kohustuslik ei ole, aga kui soovite seda teha, saate ikkagi lisada. Ja lisaks siis selles sammus ka veel sisestatakse ühistegevuse elluviimise ajakava, kas siis kvartali või kui soovite ka kuu täpsusega ja nende tegevuste kirjeldus siis kvartali või kuu täpsusega ja tegevuses osalevate partnerite kontaktid ja nende ülesannete siis üksikasjalik kirjeldus. Aga jah, liigume siiski edasi tegevuste sammu, et koostöötegevuste sammu me täna ei puuduta. Sellega räägime kohalike tegevusrühmadega ise. Aga tegevustest siis nii palju, et see on selline samm, kus on seda sisestamist ja mõtlemist kõige rohkem. Ja tegevuste sammule siis sisestataksegi need, millele taotleja soovib toetust taotleda. Ja meil on ka PRIA kodulehel olemas tegevuste sisestamise juhend, et saate seda vaatama minna. See on ka kättesaadav meil e-PRIAs, kus on vajan abi all on juures nupp, kus saab dokumente alla laadida, et sealt saate ka selle põhjaliku juhendi, kus on toodud tabelid,
kuidas tegevusi sisestada, no, kus näidatakse, mis on põhitegevus, mis on konkreetse põhitegevuse kaasnevad tegevused. Aga kui hakkate tegevust lisama, tulebki vajutada lisa uus tegevus ja siis avaneb teile selline vaade. Et see on siin praegu küll juba täidetud ette veidi, aga täpselt nii ta tuleb, et kõigepealt tuleb määrata siis, mis on teie tegevuse liik ja siis, mis see tegevus ise on ja seejärel hakata juba tegevuse objekti üldandmeid sisestama. Et ikkagi kõigepealt sisestatakse põhitegevus ja kui teil on mingi näiteks ehitamise puhul kaasneva tegevusega mingi, noh, ongi jah, täpselt kaasnev tegevus, vabandust, natuke sõnad jooksid kokku, või ettevalmistav töö, näiteks ehitusprojekt, siis kõigepealt määrate ära põhitegevuse ja sinna juurde lisate siis kaasneva tegevuse. Aga üldiselt tõesti tulebki sisestada tegevuse nimetus, et taotleja siis märgib siia kuvale selle tegevuse nimetuse, millele toetust taotletakse. Näiteks siis köögiseadmete soetamine. Detailandmete kuval on eesmärgis näiteks inventari soetamine ja siin tegevuse konkreetne nimetus on köögiseadmete soetamine. Siis annab see tegevuse juures nagu rohkem aindust, millega on tegemist. Lisaks siis tuleb sisestada ka tegevuse eesmärk. Et taotleja märgib siis tegevuse eesmärgi, mis peab olema kooskõlas detailandmete vaates toodud projekti eesmärgiga. Et kui siis detailandmete kuval on eesmärk esitatud lühidalt ja konkreetselt, siis käesolevas lahtris võib selle põhjalikumalt ja laiemalt lahti kirjutada. Sama ka objekti kirjeldusega, et taotleja siis selles lahtris kirjeldab investeeringu või tegevuse sisu ja selline kirjeldus aitab hinnata kulude mõistlikkust. Et kui menetleja vaatab esitatud dokumente, esitatud kirjeldust, saab ta pildi kokku panna. Ja näiteks ühis- ja koostöötegevuse korral soovitame selles lahtris tuua välja, ka näiteks selle projekti raames tehtavad tegevused. Et on küll kirjas ühistegevuse enda kuval, aga näiteks kui te panetegi siia reis, võite veidi täpsustada, et mis selle reisi raames siis siin tehakse. Ja ära tuleb määrata ka tegevuse tähtaeg, et taotleja märgib siis lahtrisse enda poolt püstitatud tegevuse elluviimise tähtaja. Ja tähtaja määramisel siis arvestage sellega, et see taotlus, mis te esitate, ei tule kohe PRIA-sse menetlusse, vaid see läheb kohaliku tegevusrühma hindamisele ja ülevaatamisele. Seega, kui on taotlejad, kes jäävad enne investeeringu elluviimist rahuldavat otsust ootama, saate arvestada selle asjaoluga. Ja kui on esialgsed andmed sisestatud, siis kerite veidi allapoole, kus siis tulenevalt sisestatud tegevuse liigist avanevad taotlejale erinevad tegevuse või siis objekti kohta käivad küsimused ja andmeväljad. Et need tõesti sõltuvad sellest, mis te ise siia sisestate, aga mis kõigile on ühtne, on tegevuse alustamise aeg. Et sellesse lahtrisse taotleja märgib siis enda poolt määratud tegevuse alustamise aja ja juhime siinkohal tähelepanu, et taotlejal on kohustus alustada toetatava tegevuse elluviimisega 9 kuu jooksul, arvates siis PRIA poolt projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Aga teistesse lahtritesse loete, mis on kirjas ja kas vastate jah või ei ning kui on lisafail koos tärniga, tuleb ka fail esitada. Aga see tõesti sõltub tegevusest, mis te teete. Ja ühise koostöötegevuse puhul on täpselt selles vaates, mis oli enne, on siin mõned erisused. Et kui tavaprojekti puhul küsitakse hinnapakkumused eraldi hinnapakkumuste kuval, siis ühise koostöötegevuse puhul küsitakse need kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid juba tegevuse või objekti detailandmete kuval ära. Et eraldi hinnapakkumuste kuva selle jaoks ei teki. Ja siis siia hinnakalkulatsiooni väljale lisatakse siis hinnakalkulatsioonid või turu-uuringu dokumendid. Et oleneb, kas kui tegemist on hankijaga, tuleb siia lisada turu-uuring. Mainin lihtsalt, kuna siin on praegu kirjas hinnakalkulatsioon, et see on selline 2 ühes lahter. Ja kui hinnakalkulatsioonis, siis ühisprojekti puhul on kulutusi, mille maksumus ületab 1000 eurot, tuleb lisaks hinnakalkulatsioonile siis juurde lisada siia see kulumõistlikkust tõendav dokument.
et ilmtingimata see lisadokument üle 1000 eurose kulutuse puhul, see ei pea olema hinnapakkumus, aga see peab olema dokument, mille põhjal on näha, et mida see kulu endas sisaldab ja mis on selle nagu algandmed. Et näiteks oleme kohanud ühisprojekti puhul, kus üheks teostatavaks tegevuseks ja selle osaks on toitlustus, et siia kulumõistlikkust tõendava dokumendina on lisatud ka näiteks söögikoha hinnakiri, mis on veebis kättesaadav ja võrreldav ja hinnatav. Nii. Et see oli siis ühise koostööprojekti erinevus, aga nüüd muu kõik on sama. Et see tõendusdokumendid on ka sellel tegevuste kuval, et veidi lihtsalt alla kerides, et see tegevuste kuva on pikk ja lai, aga iga tegevuse juures on kuvatud ka siis tegevuse elluviimise kohta esitatavad tõendusdokumendid. Ja siin on tõesti tulevalt sisestatud tegevusest kuvatud siis see tõendusdokumentide loend. Loend ei ole lõplik ja taotlejal on võimalus alati valida veel ka nagu see lahter muu ja siis sinna teksti sisestuse väljale kirjeldada dokumenti, millega plaanitakse tegevuse eesmärgi saavutamist tõendada. Ja taotleja peabki siis antud plokis ära märkima need tõendusdokumendid, millega ta maksetaotluse etapis planeerib ellu viidud tegevust tõendada ja tulemuse saavutamist tõendada. Ja siis need tõendusdokumendid, mis toetustaotlusel valitakse, et millega hiljem tõendatakse, nende esitamine on maksetaotlusel kohustuslik. Ja taotlejal ei ole kohustust kõiki neid dokumente siin ära märkida, mis on toodud, vaid üksnes siis neid, et millega te kavatsete oma ellu viidud tegevuse tulemuse saavutamist ja eesmärgi saavutamist tõendada. Ja kui menetluse käigus tekib menetlejal mõni küsimus tõendusdokumentide osas, siis saate menetlejaga arutada, et kas peaks midagi juurde lisama või peaksite midagi põhjendama või piisab ka lihtsalt menetlejale selgitamisest. Ja tegevuste kuva veel viimane samm on tegevuse asukoha andmed. Et selles plokis siis lisatakse tegevuse asukoha andmed ja kui aadressiväli ei ole juba täidetud, siis te peate selle aadressi sinna ise lisama. Ja kui taotlusvormil peale aadressi lisamist see katastritunnuse samm ei täitunud või see katastritunnuse lahter siin tärniga ei täitunud, siis palun vaadake Maa-ametist. Kahjuks peate ise järgi vaatama selle katastritunnuse ja siia märkima. Aga selle juhtumine, et sinna ei kuva, on pigem erand. Ma ise, kui ma olen testis läbi käinud, ei ole nagu kohanud seda probleemi. Ja kui te aadressi sisestate ja miskipärast ei kuva valikus õiget aadressi, siis proovige kõigepealt aadressi sisestamist alates väiksemast üksusest. Või mõelge selle peale, et kui näiteks koha nimi, kus see investeering siis toimub, investeeringud hoiustatakse, et tahate panna Hansu talu, aga tegelikult äkki korrektne aadress on Hansu, et saate ka selle peale mõelda, et miks ta ei võiks kuvada. Aga üldiselt selle lahtriga probleeme pole olnud. Ja alati tuleb määrata ka ainult üks aadress, kui on üks aadress, määrata põhiaadressiks. Ehk siia pange palun linnuke. See linnuke on siin ka sellepärast, et juhul kui on mitu aadressi, siis üks peab olema vähemalt see üks põhiaadress. Kui tegevuste kuvale on siis sisestatud kõik need andmed, saab liikuda tegevuse eelarve sisestamisesse. Eelarve sisestamises määrategi ära toetuse määra ja saate hakata sisestama siis eelarve komponente. Kui tegemist on ehitamisega, avanebki siis selline 8-realine eelarve, kus igal kulureal on eraldi alamjaotus. Kui soovite siia alamjaotusesse summad sisestada, liigute siia pliiatsiga muuda nupu peale. Aga kui tegemist ei ole ehitamisega, avaneb lihtsalt 1-realine eelarve, kus saate ka lihtsalt ise siis määrata selle kulurea nimetuse ja maksumuse. Ja tegevuse eelarve kuvalt käib ka siis vahetulemuse lisamine, just see, millest me enne rääkisime. Et vahetulemuse puhul vajutategi lisa vahetulemus, siis avaneb see modaalaken, milles siin on kuvatõmmis tehtud, kus peab määrama siis vahetulemuse liigi, nimetuse ja sellele väljale kirjeldus ja mõõdikud, sisestab siis taotleja tegevuse etapi eesmärgi ja saavutatava tulemuse.
ja samuti täidab siis taotleja ka selles avanenud aknas abikõlbliku maksumuse ja toetuse summa väljad. Ja taotlusvorm kontrollib siis automaatselt, et vahetulemustega sisestatud toetuse summa oleks võrdne siis eelarve kuvale sisestatuga. Ja vahetulemustes siis veel nii palju, et kui tegemist on vahetulemusega või tegevusega, mis tegelikult koosneb kahest eriliigilisest komponendist, tuleks need ikkagi sisestada ühe tegevuse reana. Et näiteks kasvuhoone ostmine, mis on, ühelt poolt on ostmine, aga selle püstitamine on ehitustegevus. Ehk see palun sisestage ehitustegevusena. Ja selle konkreetse näite puhul siis soovitame tegevus sisestada just nagu ütlesin, ehitamisega ja eelarves näidata sobivatel ridadel ka kasvuhoone ostmist, näiteks kandetarindites. Ehk lähen nüüd sammu tagasi, et kui ongi kasvuhoone, saategi panna kasvuhoone enda osa siia kandetarinditesse või vaadata kas siis välisrajatistesse, et kahjuks meil on see niimoodi veidi segaselt praegu selliste eriliigiliste, aga nagu üherealiste kulutuste puhul. Ja see on ka niimoodi, et ehituseelarvet ega süsteemi ülesehitust me keset programmperioodi kahjuks muuta ei saa, kuna liidertaotlused on sellised, mis on avatud terve perioodi jooksul. Ehk kui siin nüüd tagantjärele midagi muutma hakata, muutuvad juba kõik esitatud taotlused. Aga kui eelarve on sisestatud ja loodetavasti on sellega kõik hästi ja loogiliselt läinud, et kui ei ole, siis alati pöörduge meie poole, infotelefon või kirjutate, hea meelega anname nõu, anname märku, sama ka kohalike tegevusrühmadega, et kõik aitame üksteist, et siis saate edasi liikuda hinnapakkumuste sisestamisesse. Et siin on ka omad nipitrikid ja et saada sinna hinnapakkumuste kuvale investeeringuprojektide puhul, sest ühistegevustel seda eraldi ei teki, see on seal tegevuse juures, aga investeeringuprojektide puhul siis kui lähete tegevuse kuvale, siis tekibki selle rea lõppu nupp hinnapakkumus. Ja seda ei tasu karta, et sellest hinnapakkumustest saaks kuidagi edasi liikuda, süsteem ei lase, ta kohe ütleb, et hinnapakkumused tuleb sisestada. Ja kui vajutatagi sinna hinnapakkumuse peale, avaneb selline kuva ja vajutate nupule lisahinnapakkumine. Ja valida tuleb, kas tegemist on siis välja valitud hinnapakkumusega, jah või ei. Vähemalt 3 puhul üks peab olema. Sisestate hinnapakkuja andmed ja ka hinnapakkumuse dokumendid. Ja kui tegemist on välja valitud hinnapakkumusega, kui on vastatud jah, täidetakse siis netomaksumuse ja käibemaksuga maksumuse väljad automaatselt tegevuse eelarve kuval sisestatud väärtusega. Ehk see, mis te sisestasite eelarve kuval, tuleb siia jah puhul automaatselt see summa. Ja kui hinnapakkuja puhul on tegemist Eestis registreerunud pakkujaga, täidetakse siis registrikoodi põhjal pakkuja nime ja ettevõtlusvormi väli automaatselt juba ära. Aga ka hinnapakkumuste lisamisel on üks levinumaid probleeme see, et meie süsteemis kahjuks on hinnapakkumused seotud tegevuse endaga, mitte eelarvega. Ehk hinnapakkumusi saab esitada tegevuse kohta. Seega, kui ühes tegevuses, näiteks ühe tegevuse vahetulemustes või lihtsalt tegevuses endas on 2 võimalikku tarnijat, näiteks soetate siis ühe tegevuse raames 2 masinat erinevate tarnijate käest või ka jälle kasvuhoone näitel rajatakse kasvuhoone ja kasvuhoonet ennast pakub üks tarnija ja püstitamist siis teine tarnija või pakkuja, peab välja valitud pakkujaks märkida siiski üks pakkuja, kelle nime taha läheb siis see tegevuse kogu maksumus. Ja tegemist on probleemse kohaga, tegemist on segase kohaga, sest hinnapakkumuse kuva näiliselt siis ei olegi vastavuses tegelikult nende dokumentidega, et dokumendil on veidi väiksem summa kui siis selle pakkuja nime taga. Kuid praeguse lahenduse juures tuleb niiviisi toimida, aga me oleme selle võtnud teadmiseks ja oma mure edasi andnud, et saaks selle küll veidi selgemaks, et oleks seotud siis eelarvega. Aga kuidas siis seda lahendada, kui ongi näiteks kasvuhoone ehitamist pakub üks, kasvuhoonet ennast pakub teine? Et siia hinnapakkumuse dokumendi juurde saab lisada rohkem dokumente.
et kogusummaks tuleb tegevuse kogusumma ja siia alla panete lihtsalt need dokumendid juurde. Ja lisaks saab panna ka põhjenduse kirja, et noh, mille tõttu on siin neid dokumente rohkem ja menetleja kindlasti saab aru sellest ja kui miskipärast ei peaks saama, võtab teiega ühendust. Et nii on meil siis hinnapakkumise kuvaga. Aga kui pakkumused on lisatud, ongi tegevuse kuvaga kõik, et see kõige suurem sisestamine on tehtud. Ja edasi saab liikuda juba katastri tunnuste kuvale. Et katastri tunnuste kuval kuvatakse kõikide nende investeeringuobjektide katastri tunnused, millele siis määruse kohaselt kehtivad kasutusõiguse nõuded. Näiteks uue hoone ehitamise puhul peab siis see investeeringuobjekti alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seotud hoonestusõigus. Ja kui on selline olukord, siis siia tekivad vastavad väljad. Aga tavajuhul, kui lihtsalt soetatakse mingi investeering, tulebki teavituskiri, et siin sammus ei pea sa andmeid sisestama. Ja järgmisesse sammu liikumiseks vajutatagi nuppu edasi. Siis on selle sammuga kõik. Ja avanebki lisadokumentide samm. Lisadokumentide lisamine ei ole kohustuslik, aga kui teil on mingid dokumente, mis te soovite juurde panna ja mida ei osanud mujale sisestada või mingil põhjusel ei saanud, saab need alati siia lisadokumentidesse panna. Eelviimaseks sammuks taotlusvormil on siis VKE andmed. Et VKE on siis mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise reeglistik, mille abil siis selgitatakse välja, kas taotleja vastab mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõtte nõuetele ja süsteem määrab küll VKE automaatselt, kuid süsteemi poolt lisatud andmeid saab vajadusel muuta, kui märkate mingit ebakõla. Kui taotleja ei ole VKE, näiteks siis kohalik omavalitsus ja kohalik tegevusrühm, siis see samm talle ei kohaldu. Ja selleks, et tegemist oleks VKE-ga, peab organisatsioon tegelema majandustegevusega. Ja organisatsioonide all peetakse silmas siis mitte ainult äriettevõtteid, vaid ka mittetulundussektorit ja muud sellist, kes siis tegelevad majandustegevusega, kaupade või teenuste pakkumisega turul. Ja miks see VKE samm on oluline? VKE-st, kas on või ei ole, sõltub see järelevalveperioodi pikkus. Kui tegemist on VKE-ga, on järelevalveperiood 3 aastat, aga kui ei ole VKE, on järelevalveperiood 5 aastat peale viimast toetuse väljamaksmist. Ehk siis järelevalveperiood on see aeg, kus toetusega soetatud investeeringud peavad olema sihipärases kasutuses. Ja kõige viimaseks sammuks siis taotluse esitamisel ongi esitamine. Ja selles sammus siis kuvab süsteem teile taotletava summa. Taotlejal on võimalik siis avada täidetud taotluse PDF eelvaade ja siis seal näeb kõik korraga, tekibki see üks dokument, kus näeb kõik korraga, et kas andmed on korrektselt taotlusele kirja saanud. Saate rahulikult vaadata, vajadusel tagasi liikuda, et see PDF annabki sellise üldpildi teile ette nagu korraga. Sest kui liikuda samm-sammult, siis võib juhtuda, et mingis sammus on mingi ebakõla sees või midagi, saate selle üle vaadata. Samuti saate veenduda ka taotletav summa, mis siin ees on. Ja taotluse esitamisest veel ka seda, et maksuvõlgade või nende puudumise info uuendatakse siis Maksu- ja Tolliametist 1 kord ööpäevas. Ja kui maksuvõlg tasutakse taotlusperioodi viimasel päeval, siis kahjuks ei uuene andmed samal päeval ning taotlus võib jääda õigeaegselt esitamata, sest kui taotlejal on maksuvõlg, ta taotlust esitada ei saa. Nii et palun siis vaadake ka see üle. Ja taotluse esitamiseks siis tulebki vajutada sellele rohelisele nupule siin all esita taotlus. Süsteem siis palub taotlejal veidi oodata ja mitte arvuti juurest lahkuda, kuna taotlust registreeritakse ning taotlejale kuvatakse taotluse ülaserva, siis taotluse registreerimise number kui ka taotlustoimiku number. Ehk palun oodake see ära, sest kohe pärast nupule esita taotlus vajutamist e-PRIA-st väljumisel või siis selle akna sulgumisel võib taotlus jääda registreerimata
ning seega ka õigeaegselt esitamata. Ehk andke süsteemile palun hetk, näitab teile numbrit, toimikunumbrit, kõik on hästi. Kui ta need numbrid ära näitab, saategi e-PRIA-st väljuda. Toetustaotlusest siis kõik, aga vaatame ka mõned asjad muudatustaotluse puhul üle. Et menetluse ajal, kui teie taotlus on juba menetluses, kas siis kohalikus tegevusrühmas või PRIA-s, on taotlejal muudatustaotluse esitamise võimalus siis, kui menetleja on selle taotluse muutmiseks avanud. Ehk tema on enda poolt vajutanud nupule, siis seejärel saate teie taotlust muuta. Aga kui te esitate muudatustaotluse sellisel ajahetkel, kus näiteks tegevusrühm on teie taotluse juba ära hinnanud ja PRIA-sse saatnud ning PRIA-s on see siis analüüsi ootel, siis te peaksite ise ka saama muuta ilma kellegi teise poolt taotlust avamata. Ja samuti saate ka muuta siis, kui olete juba rahuldava otsuse peale saanud, aga selliste muudatuste puhul ja üleüldse, kui soovite midagi muuta, siis soovitame selles osas PRIA-ga enne ühendust võtta, et veenduda, kas muudatus on lubatud ja kas sellega on kõik hästi, et vältida selliste segaste olukordade tekkimist. Aga juhul, kui tõesti esitate muudatust, siis toimib see nii, et logite sisse e-PRIA-sse, valite siis selle isiku, kes taotlust esitas ja avaneb teile e-PRIA kuva. Ja sealt siis kas vaatate vahelehte taotlemine, kus ta näitab kõiki teie esitatud taotlusi, aga seal ta ei näita nagu täiesti täpselt, ta näitab, et olete esitanud näiteks liidritaotluse, mingi teise taotluse või otsetoetuse taotluse. Et kui on palju taotlusi, on lihtsam vaadata siis e-PRIA-s dokumentide kuvalt ja välja otsida numbri järgi siis enda õige taotlus. Kui olete üles leidnud selle taotluse, siis teete lahti, veendute, et olete kõige nagu korrektsema, õigema versiooni peal ja saategi siit liikuda esita muudatustaotlus. Kui selle peale vajutate, avaneb teile taotlusvorm täpselt nii, nagu me ennist just näitasime ja muudate ära vastavad väljad ja siis esitate muudatustaotluse. Ning seega menetletakse meie poolt üle. Ja veidi ka maksetaotlusest, et küll oleme põhjalikult rääkinud toetustaotlusest ja kui see on tehtud, siis tulevikus hiljem, kui investeering on teostatud, sihipärases kasutuses, tulemused saavutatud, saate esitada maksetaotluse. Ja maksetaotlusi võetakse vastu siis alates toetustaotlusele otsuse koostamisest, kuni siis määruses sätestatud tegevuste elluviimise perioodi lõpuni. Ja taotlus saabki esitada siis, kui te olete saavutanud püstitatud eesmärgi ja tulemuse, investeering on toetuse saaja omandis ja sihipärases kasutuses või planeeritud tegevused on kõik tehtud ja teil on olemas kohustuslikud tõendusdokumendid. Et kui kõik need eeltingimused on täidetud, saate edukalt esitada maksetaotluse. E-PRIA-st te saate ka varem füüsiliselt selle taotluse esitada, aga kui teil vajalikke komponente olemas ei ole, siis kahjuks seda ära kinnitada ei saa ja toetust välja maksta ei saa. Ehk tõesti kõik, mis siin on loetletud, peavad olema tehtud. Ja maksetaotlusega siis veel lisaks esitatakse hinnang toetustaotlusel püstitatud eesmärkide kohta ja ka tõendusdokumendid. Näiteks siis oleneb tõesti sellest, millele te toetust taotlesite, kas siis fotod, üleandmise vastuvõtmise akt või näiteks, kui on lubatud teha töökoht, siis töötamise registri väljavõte. Lisaks märgitakse siis maksetaotluse detailandmete kuvale seirenäitajad, aga ei pea vastama kõigile seirenäitajate küsimustele. Neid on seal tohutult palju, sest projektid on kõik väga eriliigilised, vaid siis konkreetselt nendele, mis teie taotlusele kohalduvad, et nendele seirenäitajatele siis märgite vastava vastuse. Ja kindlasti ka siis vaadake üle, et mis te toetustaotluse seirenäitajatesse märkisite, et need peaksid kajastuma ka maksetaotlusel. Ja näiteks jälle siis loodavate töökohtade arv või loodavad töökohad, et kui te toetustaotluse etapis saite hindepunkte töökoha loomise eest,
olete toetustaotlusele seireandmetesse märkinud, et see töökoht tuleb, seda on kajastatud ka eesmärgis, seda tõendatakse ka tõendusdokumentidega, siis pange viide ka palun seireandmetesse, et siis kõik andmed on omavahel vastavuses. Veel ka väike meelespea, et toetuse saaja viib siis toetatava tegevuse ellu ja sealhulgas esitab kõik tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ja võtab projektitoetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipärasesse kasutusse 2 aasta jooksul, arvates siis PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. Ehk see 30. juuni 2029 tähendab seda, et kes nüüd saab juba rahuldatud toetustaotluse, tal on aega 2 aastat. Aga kui keegi, kes esitab taotluse näiteks 2028, siis tal kahjuks 2 aastat aega ei ole, vaid tema lõputähtaeg on 30. juuni 2029. Ja siis sealjuures ka taotlejal on kohustus viia toetatav tegevus ellu eelarve projekti kohaselt ja saavutab tema siis toetatava tegevuse eesmärgi ja tulemuse ja alustab siis toetatava tegevuse elluviimisega 9 kuu jooksul, arvates PRIA poolt projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Ühistegevuse puhul on ka tähtaeg 2 aastat ning maksimaalselt siis 30. juuni 2029 ja erisus on siis koostööprojektide puhul, kus on tähtaeg 3 aastat. Aga tavataotleja puhul siis 2 aastat on teie tähtaeg. Ja veel ka täiendavat informatsiooni, et lisaks sellele esitlusele on meil PRIA kodulehel olemas liider kodulehe vaheleht, kus on kõik liidrist kirjas, viited määrusele, viited seletuskirjale, ehitustegevuse hinnapakkumise vorm on seal kättesaadav. Siis on seal veel ka juhendmaterjalid, ka nagu see toetustaotluse esitamise juhis. Koos tegevuste esitamise juhisega on ka maksetaotluse esitamise juhis. Ja seal on ka kulude mõistlikkuse hindamise juhend, mis on meie juristi poolt tehtud, et lugemismaterjali on palju, saate rahulikult vaadata. Lisaks on PRIA kodulehel ka objektide tähistamise kohta vaheleht. Ja alati, kui teil on mingit infosoovi, saate võtta ühendust kohaliku tegevusrühmaga ja ka meiega, kas siis PRIA info telefoni teel või info@pria.ee, et aitame teid meeleldi. Ja mina tänan teid kuulamast, et nüüd siis vaatame, mis meil toimub siin Zoomis endas. Ma praegu veel jätan äkki selle esitluse ette, kui on tõesti mingeid küsimusi, mis vajavad praegu vastamist. Aga jah, aitäh teile!